See on lugu sellest, kuidas Eestis võib sündida keskkonnakuritegu täiesti legaalselt. Kuidas ametkonnad, kes peaksid loodust kaitsma, asuvad hoopis kaevandusfirma ja suurprojekti teenistusse ning kuidas riigi ja valla koostöös hävitatakse sihikindlalt kohalikku loodust ja elukeskkonda. See on lugu sellest, kuidas üks külakogukond avastas, et neile valetasid Rail Baltic Estonia, ehitusfirma Trev2 Grupp, Kohila vald ja isegi Keskkonnaamet. Kohila vallas Mälivere küla lähedal on juba 3 Rail Balticu ehitusega seotud karjääri. Nende jääkvarud pole ammendatud. – 2023. aastal andis Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets kohalikele selge lubaduse. Raplamaale ei tule enam ühtegi uut karjääri. Kohalikele elanikele saadetud kirjast saab lugeda. Rail Baltica ehitamisega seoses on avalikkuses palju juttu olnud ehitusmaavarade kaevandamisest, mis tekitanud eriti just kohalikes kogukondades tunde, et Rail Baltica tarbeks on vaja kiirkorras kaevandusi avada. Sellised jutud ei vasta tõele ning soovin siin mõnda asjaolu täpsustada. Praegusel hetkel ehitatud ja ehitus olevate rajatiste puhul on kasutatud 2/3 ulatuses nii-öelda taaskasutatavast materjali ja kõigest 1/3 ulatuses karjäärides kaevandustest võetud materjali. Rail Baltic Estonia arvutused näitavad, et ainult raudtee ehitamiseks pole tarvis Eestis mitte ühtegi täiendavat või uut kaevandust avada. Hangime ehituse terviklikult ehk ehitusmaterjali koos ehitusega ning ise ühtegi kaevandust ei ava ega taotle ise ka ühtegi kaevandusluba. Sellest hoolimata teatasid möödunud aastal Keskkonnaamet ja Kohila vald, et Mälivere külla plaanitakse rajada uus Rail Balticu ehitusega seotud liivakarjäär, täpsemalt juba 4. karjäär 5 kilomeetri raadiuses. Mida see siis tähendab, kui Rail Baltica teatab avalikult saadetud kirjas, et jutud kiirkorras Rail Baltica tarbeks ehitusmaavarade kaevandamisest ei vasta tõele ning ühtegi kaevandust ei ava ega taotle ka ühtegi kaevandusluba? Rail Baltica pressiesindaja Silvia Bärman kommenteeris, et Rail Baltica ise ei avagi kaevandusi, vaid selle teeb allhankena ehitusfirma Trev2 Grupp aktsiaselts. Nii püüti jätta muljet, et lubadust pole rikutud, et karjäär pole Rail Balticu, vaid Trev2 oma. Mis vahe sellel on? Vastus ainult PR tekstis. Vähe sellest, et Rail Baltic Estonia sisuliselt valetas dokumenteeritud kirjas kohalikele, et uusi karjääre ei rajata, tellis Keskkonnaamet, mis peaks seisma looduskaitse eest, Raplamaa sõnumitesse septembris 2025 sisuturundusartikli, milles seisab samuti, et uusi karjääre Raplamaal ei avata. Juba 2024. aastal saatsid kohalikud elanikud Keskkonnaametile päringu karjääri võimaliku keskkonnamõju ja muude asjaolude kohta. 9 kuu jooksul ei saadud ametilt aga mitte ühtegi vastust. 2025. aasta juulis teatas Keskkonnaamet ootamatult, et vald on loa juba andnud ning amet soovib loa kinnitada, põhjendades seda väitega, et kohalikud elanikud ei ole vastu. Tegemist on aga täieliku valega. Tänu elanike uutele pöördumistele korraldasid Keskkonnaamet ja Kohila vald 10. septembril 2025 esimese koosoleku lähikülade elanikega. Seal väideti, et kõik keskkonnamõju, müra ja muud uuringud on tehtud ning uus karjäär ei hakka mitte kedagi häirima. See väide ei vasta tõele, sest piirkonnas on juba 2 aastat kestnud Rail Baltica ehitus, mis on kohalikele inimestele olnud väga häiriv. Koosolekul väitis Keskkonnaameti esindaja, maapõuebüroo vanemspetsialist Monika Aunpuu, et kui elanikel on siiski müra tõttu kaebusi, on neil lihtsalt liiga head kõrvad ning tegemist on erijuhtumitega, sest uuringute järgi ei pidavat karjääri müra ulatuma üle 200 meetri kaugusele. Kuigi reaalsuses on Rail Balticu ehituse müra kosta aga isegi kuni 2 kilomeetri kaugusele. Monika Aunpuu soovitas elanikel minna oma kõrvadega uuringutele. Sama ametnik märkis, et talle isiklikult meeldib elada karjääri kõrval, sest tema kodust avaneb nüüd avar ja ilus vaade ja tee on tänu karjäärile liivasem ja parem kui enne.
Ta soovitas kohalikel elanikel olla tänulikud, et nende külla uus karjäär tuleb. See lause šokeeris küla elanikke. Mitte ainult selle sisulise absurdsuse tõttu, vaid seepärast, et öeldu autoriks on inimene, kelle töökohustus on loodust kaitsta. Monika Aunpuu, Keskkonnaameti spetsialist. Inimene, kes kirjade järgi peaks seisma ökoloogilise tasakaalu, rohevõrgustiku ja ulukite kaitsel. 7. oktoobril 2025 andis Keskkonnaamet loa Künka 4 liivakarjääri kaevandamiseks. Kohila valda Künka 4 liivakarjääri rajamiseks jättis Keskkonnaamet algatamata keskkonnamõju hindamise. Seda hoolimata tõigast, et tegemist on juba 4. karjääriga 5 kilomeetri raadiuses ning kohalikule elu- ja looduskeskkonnale lisandub muu hulgas müra, tolmu, põhjavee languse risk ja ökosüsteemi häiring. Lisaks ei olnud kohalikud elanikud protsessi kaasatud. See Künka 4 karjäär oleks 4. piirkonnas, kus olemasolevad karjäärid ei ole ammendunud. Seega, otsus rikub säästva arengu seadust. Otsus on õigusvastane, otsus on eetiliselt korruptiivne. Võtmetähtsusega sündmus kogu selles saagas on 27. märtsil 2025 toimunud Kohila vallavolikogu istung, kus hoolimata varasemast vastuseisust anti Keskkonnaametile ja Trev2 grupile Künka 4 liivakarjääri tarvis oma heakskiit. Eiki mainis, et oli elanike esindaja ka seal, et... Elanike esindaja oli kutsutud, aga ei tulnud. Kohalikud ise sellest kutsest aga midagi ei tea. Kas volikogu esimees valetab või valetati talle? Et inimesed, kes seal ümbruskonnas elavad, et mitte nüüd konkreetselt need 2, kes seal nagu otseselt mõjutatud on, vaid et kas teised on ka kuidagi kursis selle asjade käiguga? Ma sain aru vähemalt niimoodi küll, et see esindaja, kes neid esindas ka tolles kirjas, mis oli, et see ikkagi vaatas seda nagu suuremat pilti. Et nii nad olid ennast toona kuidagi... Ettevõte ütles meile, et ta on inimestega suhelnud. Me ei teinud järele kontrolli, kas tõesti suhtes või ekus suhtes. Me ei teinud järele kontrolli, kas tõesti suhtes või me ei teinud järele kontrolli, kas tõesti suhtes või me ei teinud järele kontrolli, kas tõesti suhtes või. Kas kohalikega suhtlemine ei peaks olema valla ülesanne, kui vald sellise drastilise keskkonnamuudatuse üle otsustab? Ehk siis valla keskkonnaspetsialist Siiri Treimann tunnistab, et nemad ise ei suhelnud keskkonna rüvetamise osas kohalikega ning valla volikogu esimees ja endine Riigikogu liige Heiki Hepner valetab, et kohalike esindaja oli kutsutud. Videosalvestus tõendab, et volikogu tegi oma otsuse ilma kohaliku kogukonda teavitamata, loa küsimisest rääkimata, usaldades vaid kaevanduselt kasu lõikavat ettevõtet Trev2 grupp, kes oma sõnutsi ise kohalikega suhtles. See kõik aga rikub keskkonnaseadustiku üldosa seadust, haldusmenetluse seadust, hea halduse tava ning põhiseaduse paragrahv 53 ehk kohustust loodust ja elukeskkonda kaitsta. Kohila vald, volikogu, ametnikud tunnistasid avalikult. Nad võtsid kaevandusfirma Trev2 väited tõe pähe. Nad ei kontrollinud, nad ei teavitanud, nad ei suhelnud ise elanikega. Ja kaevandusfirma lobitöö tulemusena anti luba. Siin tekib õigustatud küsimus, mis juhtus kulisside taga. Miks andis Kohila vald valedele tuginedes kaevandusloa looduse hävitamiseks? Olen jälginud ulukeid aastaid. Künka 4 ala on loomade peamine liikumistee. Seda ei kasutata juhuslikult, see on nende igapäevane trajektoor ja toitumisala. Kohalik jahimees kinnitas, see on rohevõrgustiku sidususe tuumlõik.
ulukite liikumine sealt katkeb kaevandamisega. Seda eirasid nii Kohila vald kui Keskkonnaamet. Samuti eirati nahkhiirte elupaika 200 meetri kaugusel Keila jõel. Eirati põhjavee võimaliku languse riski, eirati Eesti rohevõrgustiku lülisid. Elanikud ei jäänud vait. Allkirju ootab palju tähelepanu saanud petitsioon. MTÜ Terve Eesti Koostöökoda ja MTÜ Hoiame Loodust esitasid Keskkonnaametile vaide. See aga lükati kõrvale formaalsetel põhjustel ilma sisulise aruteluta. Keskkonnaamet jättis keskkonnamõju hindamise algatamata, jättis avaliku teavitamise tegemata, jättis arvestamata kohalike inimestega, ignoreeris teadlasi. Ja sellele kirjutas alla Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra. See ei ole keskkonnakaitse, see on luba hävitada loodust ametliku pitsatiga. Kui riigiasutused ei tee oma tööd, tuleb looduse ja kodukeskkonna eest minna kohtusse. Advokaadibüroo Emerald Legal esitas kaebuse ja taotles esialgset õiguskaitset. Käesolev lühidokumentaal ei ole tehtud sensatsiooni pärast. See on valminud, kuna Eesti riik on siin eiranud seadusi, teadlasi, loodust ja inimesi ja teinud seda korduvalt, avalikult, dokumenteeritult ja karistamatult. Kui Keskkonnaamet ei kaitse keskkonda, kui vald ei kaitse inimesi, kui Rail Baltic ei tunnista lubadusi, kui seadused on justkui soovituslikud, siis jääb alles üks küsimus. Kellele kuulub Eesti? Rahvale või tellijatele ja töövõtjatele? See ei ole ainult ühe küla küsimus. Üle Eesti surutakse karjääre läbi nii, et Keskkonnaamet käitub pigem kaevanduslobistina kui looduskaitsjana. Keskkonnaamet eirab seadusi, eirab kogukondi, eirab säästlikke põhimõtteid, eirab ulukite liikumisteid, eirab teaduslikke seisukohti, eirab isegi Rail Balticu ametlikku kinnitust, kiidab heaks valedel põhinevaid keskkonnalubasid. See kõik on täielikus vastuolus ameti enda missiooniga. Hoida head keskkonda tulevastele põlvedele. MTÜ Terve Eesti Koostöökoda soovib ametile nende tegelikku ülesannet meelde tuletada ja läheb alustuseks seoses Künka 4 karjäärijuhtumiga Keskkonnaameti vastu kohtusse. Keskkonnaamet peab kaitsma Eesti loodust, mitte kaevandajate ärihuve. Koos saame selle nõude jõustada. Aita meil see ebaõiglus kohtus lõpuni võidelda. Iga panus aitab hoida Eesti loodust ja panna Keskkonnaamet vastutama. Vaata lisaks www.terveeesti.ee ja jälgi meie Facebooki. Liitu uudiskirjaga, toeta meie tegevust.